Tere tulemast tagasi vaatama mingit mälumängu. Teie tänased kangelased on auhinnatud saatejuht, laulja ja ikoon Reet Linna. Ja Asem, kas keegi palun ütleks mulle, kes ta on? Kui küsimused on uudistest või? Kui palju neid seal on? Aastaarvudega minul kööga. Mul on siin neid faile nii täis igasugused, et kõik ei meeldigi. Et iga selle ette tuleb öelda reaalselt. Reaalselt. Paneme selle ära hõiska enne õhtut 100. Tema eemaldamiseks Riigikogust saadi tänavu aprillist kokku üle 20 000 allkirja. Ta on tänaseni Riigikogus. See pidi olema mingi see EKRE tegelane. Keegi rohkem ei saa neid hääli kokku. Kas see oli nüüd Martin või Mart? Reaalselt Mart Helme. Issand jumal, ma oleks selle koha peal küll mõtlema hakanud. Ära hõiska enne õhtut 200. Sel põhjusel põgenes augustis politsei eest see Ida-Viru mopeedijuht. Ja kohe kukub ka. Oba! Appike. Oli joomane. Reaalselt oli joomane. Mis reaalselt oli? Kas ta varastas poest pähkleid? Miks just pähkleid? Ei, mul tuli kusagilt mälusopist mingi selline... Ahaha, hea pakkumine see. Aga tegelikult... Ikka juhtub. No võt, jah. Võtame selle lingvistika 100. Arvati, et need ikoonilised sõnad lõpetasid Ussisaare kaitsjate elud. Seda sa tead, jah? See oli vene keeles. See on eetiliselt lubatud, öeldagi vajalega välja. Mingi venekeelne roppus oli, jah? No, iidin... Tuli see juurde poleks veel... või mingi... või mis see oli? Ja, vene laev, jah. Loosiratas 100, vaatame, mis sealt tuleb. Hea loosiõnne korral võis tänavu oma taksojuhiks saada just selle riigikogulase. Issand, mis ta nimi nüüd on? See kitsekasvataja. Tumedapäine, suhteliselt kena, vahetab naisi, kasvatas kitsi. Kas ta oli Keskerakonnast, eks ju? Keskerakondlane muidugi. Ja, ei ole kindel, kes on see. No ütle nüüd, tumedapäine, noor, suhteliselt noor. Kenakene ka. Aga mul ei tule nimi meelde, noh. Ma pakun praegu, kes mul läheb täiesti teise inimese peale, aga Martin Repinski. Just, täpselt. Reaalselt Martin Repinski. Jah, issand jumal, ma pole veel ühtegi vastust pihta saanud. No, ma panen selle lingvistika 200. See lumetorm tabas Eestit detsembris. Lumetorm reaalselt, mis on lumetorm nimega Birgit? No enam lihtsamad küsimust ei saa ju ollagi, eks ole ju, ja siis mina toru. Sa pead raskemaid võtma, näha on, et see on just vastupidi tehtud tabel. Aga ma proovin ikkagi loosiratas 200. Novembri lõpus loositi välja selle aasta 6 suuruses 570 000 eurot. Mis asi? Loositi välja, see on bingolotta võit. Reaalselt bingolotta võit. Sain lõpuks pihta. Ma olen kunagi bingoloto saadet juhtinud küll. Väga hea, kui bingo Pille ehk siis Pille minev mingil põhjusel jättis pooleli. Aga siis mina juhtisin seda saadet natuke aega, nii et koos Emil Rutikuga. Aga kas ma sain nüüd punkti või? Paneme lingvistika 300. Selle aasta alguses loodud politseiüksus, mille tööülesanne on ennetada võimalikke konflikte inimestega vesteldes. On sul palju kokkupuudet politseiga see aasta olnud? See aasta mitte. Mina jätan vastuse vahele, mul vist ei ole midagi öelda kahjuks. Õige vastus on dialoogipolitsei. Mis? Dialoogipolitsei. Ei, ma ei ole veel dialoogipolitseid kohanud ka, enda kogemust ei ole nendega veel. Aga teil, Reet? Ei, kindlasti mitte kohe. No ma võtan vahelduseks ära hõiska enne õhtut 300. Tema postitas pahaaimamatult sotsiaalmeediasse video endast ratturile otsa sõitmas. Politsei alustas tema suhtes menetluse. See tundub magus. Appike, see oli üks autojuht, kes oli poliitik. Ja kui ma ju ei tea, mis ta nimi, mäleta, mis ta nimi võis olla, sest ma tean seda lugu täpselt. Igal juhul oli see inetu või mage lugu, et sellest numbrit teha. Aga see on poliitika värk selleks, et oma nime saada pildile, siis müüakse ju ema ka maha. Muidugi. Mingi Ivar ei olnud, ei.
õige vastus on Mart Kallas. Mart Kallas. Mart Kallas. no nimi on Ma ei tuttav, oleks ma ei teadnud oleks seda seda ära nime. pakkunud. Mis erakonnast ta oli? EKRE, jah? Ma isegi ei vabanda selle inimese ees, et ma teda ei tea. Nüüd on minu kord, eks ju. Ära hõiska enne õhtut 400 000. Tänaseks on süsteemid duubeldatud ja loodetavasti antud olukord ei kordu, sõnas Tallinna VTA turniiri direktor päev enne selle kordumist. Midagi äguselt. Midagi ma mäletan, seal oli jah mureks, aga mis need ostsid ikkagi lõpuks kohale ei saanud tulla. No paku. No ma pakun selle, mul ei ole midagi muud pakkuda, mis reaalselt on see, et inimesed said pileteid osta ja kõik inimesed, kes nüüd ostsid pilete, ei saanud siis reaalselt kohale tulla. Aga see ei olnud, et on ikkagi nende kohtadega mingisugune jama, ei? Reaalselt juhtus see. No nii. Mis nüüd juhtus? Oi. Sama juhtus järgmisel päeval veel. Jah, õige. Jah, oli küll. See mulle kahjuks ei meenunud, see uudis oli vist kahe silma vahele. Ma võtan selle keskaeg, vaatame, mis saab siis. Keskaeg 100, jah. Tänavu sai menukaks Twitteri konto, mis kujutab aktuaalseid uudiseid keskaegses võtmes. Kas Reet ja Sam arvavad ära, milliste sündmustega tegu? Paide linnapea ja kes täna üheskoos oma tagasiastumisteadet ette lugemas. Oota, ma mõtlen praegu, kui see pea on täiesti tühi. Mul on see siin neid faile nii täis igasugused, et kõik ei meeldigi. Mõlemad siin Keegi minister astus tagasi, ei? Neid astub vist iga kuu tagasi paar tükki. Liina Kersna. Õige vastus on Liis Trass. Ei, no seal Vaat selle peale õige, muidugi, jah, aga no sinna poleks me kohe elus suutnud. Ma jäin Eestisse kinni, jah. Me jäime Eestisse kinni, jah. Ei julge seda keskaega sealt võtta. Mul on loosiratas 300, vaatame, mis saab. Keskerakonna meeleavaldusel hinnatõusude vastu loositi välja just seda. Issand, ta on loosinud välja küll küttepuid ja mida iganes, aga no raha enne kõike muidugi, aga vaevalt, et Keskerakond raha jagab, see võtab pigem. See on nagu Keskerakonna vastu kampaania meie poolt. Reaalselt radiaatoreid, ei? Sa ütlesid kohe alguses küttepuud, kas ei olnudki praegu ka küttepuud tegelikult ju? Ma panen, mis reaalselt on küttepuud. Nüüd ta võttis mult ära selle. Sam, te olete arreteeritud Reidalt vastuse varastamise eest. No võt sulle, Jüri. No lähme seda keskaeg 200, vaatame, mis sealt tuleb. Türgi president Erdogan andmas oma õnnistust, kellele ja kellele. No see on, ma eeldan, et see on see Rootsi ja Soome teema, ehk siis kas nad saavad NATOga liituda. Ma panen, mis reaalselt on Soome ja Rootsi. No jälle poiss pani, issake. Ma riskeerin, ma võtan selle loosiratta viimase 400. Sel aastal käis Eesti reality masinast läbi sadu kuulsuse janulisi. Kumb mäletab enim saateid? Aeg läheb käima. Nüüd. Südamesoov. Siuke siin olemas või? Okei, Rannamaja. Armastuse malev. Villa TV. Ma näen su häält. Tüdrukute õhtu. Tantsud tähtidega. Need kõik loevad või? Poissmeeste õhtu oli ka. Ja nüüd on kööga. Nüüd on kööga või? Issand, on ühtegi meelde. No mul on ka nüüd, kui sa midagi nüüd ütled, siis... Appi. 10 sekundit. Eestlased, kus nad olid välismaal? Pole aeg. Jälle sai Sam või? Mina teadsin rohkem ju. Aga armas Reet, kuidas said unustada kõige tähtsama? Jaa, no see on ju kõige teemas ka praegu, eriti see Hendrik ja Brigitte asi. Ei, ma vaatasin esimest saadet siis, kui poisid tulid. Ja siis ma vaatasin, et ei tea, kas väga huvitab. Ma võtan selle keskaeg 300 siis. Eestlased selle reklaami autorit oma kohtu korras surnuks piinamas. No nüüd ollakse pahased selle LHV ära ole vaene kampaania pärast. Aga mina võin pakkuda ühe. Et veel ei saa, ma mõtlen veel. Aga sa tead juba, jah? Ei, ma ei tea, ma pakun, mis oli kõvasti kõne all, mis ajas hulluks. No ma panen Selver. Mis on reaalselt Selver? Mis on reaalselt Lidl? Jee! See oli see... Ba-ba-bamba. Para-para-para-bamba-bamba.
Ma tulin rongi alt välja praegu. Jah, ma valin keskaeg 400. Kes valistamas oma vastaseid teekonnal Euroopa meistrivõistluste pronksile? Reaalselt Janek ja mul ei tule teine nimi meelde. Ja Janek Õiglane, keda ma õnnitlesin veel presidendi vastuvõtul, hüppasin talle kaela kohe, kui Roosi aias nägin teda. Natuke ehmatas, aga oli väga õnnelik ja vist pisut üllatunud, et minusugune tädi teadis, mille eest ma teda kallistan. Jah, mina, Reet, olen saanud 900 punni. Ja mina sain 1400 punkti. Mul on juba mälu lühikeseks jäänud, vaata, sul on pikem, sa oled pikem poiss ja sul on mälu ka pikem. Mälu on pikem, jah. Ei, no aga arvestades palju punkte on võimalik saada tabelis, siis me jäime ikka natukene alla. No vaata, ja siin olid ja paar küsimust, mis sattusid sulle, olid erakordselt lihtsad. Ja teinekord on lihtsalt need uudised on sellised, et sa tead, oled nad ära näinud, aga nagu öeldakse, et homme tulevad uued uudised, eli vanad kustutatakse mälust ära. Just. On ju? Nii et... Ma ei olegi täna uudiseid veel jõudnud lugeda, ma olen lugema.